Tere õhtust! Täna on algamas üks järjekordne Leina Kohviku kohtumine veebis. Ja tänaseks on laekunud meile 3 küsimust ja kõik, kes ka siin osalevad, et täitsa julgustan küsima Leina kohta või siis ka kaasa arutama. Aga tänane fookus on siis Leina-alastel küsimustel ja vastuste leidmisel. Leina Kohvik sai alguse 2022. aastal, kui ma nüüd õigesti mäletan, korraks sain isegi mõttesse. Just sellepärast, et luua koht, kus rääkida Leinast, rääkida sellest, millest võib-olla väga palju rääkida ei taheta, normaliseerida. Lein on ju ääretult loomulik reaktsioon igasugusele emotsionaalsele kaotusele. Räägime sellest mõnusalt ja Leina teemad on kurvad ja mõnikord on ka seal palju nalja ja naeru. Need on väga sellised mitmekülgsed. Panen siit pildi eest ära. Ja jätkame siit. Aga kõigepealt küsin igaks juhuks üle, et sinu käest, kes sa meil täna siin kohal oled. Kui sul on juba kohe praegu küsimus, mida sa tahad küsida, siis anna endast märku. Kirjuta see küsimus chati või siis teele oma mikrofon lahti ja anna aga teada. Aga kui veel ei ole küsimust, aga tuleb, siis lihtsalt jälle anna endast märku. Loen ette need küsimused, mis minuni on jõudnud. Näiteks selline küsimus, mida ma tihtipeale kuulen ja kui aus olla, siis ma olen ka enda käest seda kunagi küsinud sellises väga intensiivses Leinas. On selline küsimus, et kas ma olen hulluks läinud? Et see, mida ma tunnen ja kuidas ma käitun, on minu jaoks ootamatu ja segadust tekitav. Kas see on midagi, mille pärast mul on vaja muret tunda? Lein võib olla väga hirmutav. Leina reaktsioonides võivad olla sellised reaktsioonid, mõtteviisid, käitumisviisid, mis võivad isegi tunduda võõrana iseenda jaoks. Ja kui me räägime Leinast kui kaotuste protsessist ja kaotusega kohanemise protsessist, siis üks kaotus võib olla ka see, et lisaks sellele, mis on väliskeskkonnas toimunud, võib olla see, et ma ei tunne ennast ise ära. Ma ei suuda ennast juhtida, mu emotsioonid tulevad esile täiesti ootamatutel hetkedel, ma ei saa sinna mitte midagi parata. Võib-olla kui ma ennem olin hästi sotsiaalne, nüüd ma tahan ainult üksi omaette olla, et siis need on need protsessid, mis tegelikult on hästi ehmatavad. Ja ka lainetused, mõnikord ma tunnen ennast võib-olla päris hästi või täitsa normaalselt saan hakkama ja siis teisel hetkel jällegi on hästi halb ja hästi raske olla. Siinkohal kinnitan, et tavaliselt Leina protsessid, ükskõik kui intensiivsed nad ka sel hetkel ei tundu olevat, nii kõrvaltvaatajana kui ka inimesele endale. Et siis reeglina tavapäraselt hulluks minemist ei ole vaja karta, et need on loomulikud Leina reaktsioonid. Ka siis, kui tundub, et need on kõik väga pahasti. Et ka läbi uuringute on välja toodud, et isegi kui tundub, et inimesel on hästi selline kriitiline olukord, just Leina aspektist vaadatuna, et tuleb usaldada seda ja toetada seda toimetulekut. Ja mitte anda hinnanguid tema siis meeleseisundi kohta. On vähesed juhtumeid, aga on ka muidugi selliseid juhtumeid, kus Leinas inimene on psühhoosi sattunud. Et neid juhtumeid on ka, kui kõike on liiga palju. Aga siis kokkuvõtlikult sellele küsimusele vastan siis niiviisi, et reeglina, kuigi tundub käitumine, mõtlemine, võib-olla emotsionaalsed reaktsioonid ebanormaalsena või ka sellise kergelt hullumeelsena, siis tavapäraselt on tegemist tavaliste normaalsete loomulike Leina reaktsioonidega. Küsin kohe ka siin osalejate käest, et on sul endal mõni selline mõte, kogemus selles osas olnud,
mõni näide või on ka täitsa oodatud ka erinevad arvamused. Et see on ka lubatud, et psühholoogia meil on väga noor valdkond. Kui me räägime leinast, siis lein on väga-väga individuaalne, väga intiimne kaotustega kohanemise protsess. Siin on neid aspekte tegelikult väga palju. Nii et see avatus on väga-väga oluline ja ei saa keegi öelda, et nüüd on see, mida sa nüüd tunned ja koged varsti. Sellepärast, et iga inimene käib oma teerada vastavalt siis tema enda kogemustele, tema enda oskustele ja ka inimestele tema ümber, ka need mõjutavad väga oluliselt. On sul siia mõni mõte või küsimus siia lisada? Siia ma lisaks kohe juurde, et kui me räägime leinast ja sellistest kaotuste kihist, et kuidagi me ühiskonnas oleme võib-olla harjunud vaatama leina ainult läbi lähedase surma. Ja kui me vaatame siis seda, et lähedane on ära surnud, et kuidas siis see leinas inimene siis peaks või võiks käituda, siis mille peale me tihtipeale ei mõtle, on see, et tavaliselt ühe kaotusega kaasnevad väga mitmed teised kaotused. Ja seda on oluline meeles pidada ja märgata. Loen ka siit chatist kohe jagamist, et tuttav tunne, päris hulluks pole läinud, kuid see tunne, et millal see kõik lõpeb, on ka väga piinav. Just. Ja mõnikord ongi see üks kõige suuremaid hirmusid, et äkki see ei lõppegi, äkki see jääbki niiviisi. Kui tuleb selline tunne, et ma nüüd ei tea, kas ma tulen sellega toime või natukenegi selline mõte, et ma vajan abi, siis ma kindlasti soovitan abi paluda, abi vastu võtta ja teada anda sellest, et sa vajad abi. Reeglina lein vajab teist inimest, armastan mõelda. Me tegelikult inimesena vajame teisi inimesi, kes meie kõrval on ja kes aitavad meil aktsepteerida seda, mida võib-olla iseenda seis on väga-väga keeruline aktsepteerida. Ja kui ma nüüd tulen siia tagasi siia kaotuste ja kihtide juurde, et neid kaotusi on väga palju erinevaid, siis ja iga kaotus ju käivitab või siis suurendab seda leinareaktsiooni, siis üks kaotus võib ka olla see, et ma enam ei saa iseennast usaldada, ma ei saa enam iseendale toetuda, sellepärast et ma tunnen, et ma ei ole normaalne või ma olen hulluks minemise ääre peal. See on tegelikult ka kaotus. Ja see võib kõikuma lüüa, et mul ei olegi millelegi tugineda. Kui on tugisüsteemis inimene või inimesed, kellele sa saad toetuda, on suurepärane. Aga kui neid ka sellel hetkel ei ole, tihtipeale leinaprotsessis kahjuks on niiviisi, et need inimesed, kes on olnud lähedased, need tihtipeale kaovad ära. Et siis võibki juhtuda, et ei ole tugisüsteemi, ei ole sellist inimest, kes sind mõistab ja sa ei mõista iseennast ka. Ja siin on juba jälle mitu kaotuse kihti on jälle tulnud juurde, millega on siis järjest enam võib-olla keeruline toime tulla. Siin on hästi-hästi oluline, tekib see küsimus, et kas ma olen hulluks läinud või ma olengi juba hulluks läinud või ma ei ole normaalne. Et siis leida see tee, kuidas moodi enda reaktsioone aktsepteerida, mitte neid kritiseerida, mitte neid hukka mõista, mitte neile silte panna, aga püüda ennast mõista. Ja vastu võtta kõik need leinareaktsioonid. Tavaliselt meie psüühika, meie kogu sisemaailm, mõnede psühholoogia teooriate kohaselt ka sisemine süsteem on tegelikult hästi tark ja nutikas leinas. Ja ta toetab siis leinaprotsesside läbimist sammhaaval ja seal on ka siis omad piirid, et psüühika justkui see sisemise süsteemi eesmärk on inimest hoida ja kaitsta. Et siis ta üle piiri juba naljalt ei lähe, aga muidugi kui on väga palju kaotusi olnud, kas siis ühe perioodi jooksul või on varasemalt olnud sellised suuremad tõsised kaotused või ka komplekstrauma või traumakogemused või traumareaktsioonid, mis on läbi töötamata jäänud, et siis võib seda kõike olla psüühika jaoks liiga palju. Et lein iseenesest on loomulik protsess, aga tänapäeva keskkonnas kipub olema loomulik justkui ebaloomulik ja ebaloomulik loomulik, mis teeb ka leinamise võrdlemise keeruliseks. On sul mõtteid, küsimusi?
mingisugused näiteid täpsustavad, tahad midagi teada, et siis kohe julgelt anna märku või trüki siia chati. Ja ma saan chatist ette lugeda. Või siis võid ka mikrofoni lahti teha. Mart, ma vaatan, et sul läks mikrofon lahti. Ja täitsa üldse ei tahtnud. Ei ole seal nali. Et mul lihtsalt selles mõttes see hulluks minemisega teema koha pealt on lihtsalt see, et mul endal nagu meenub, et kui mul isa surma järgi, ma kunagi olen rääkinud sellest, et tekkisid sellised nagu jah, energeetilised kogemused, ütleme, et see on seda nagu analüüsida iseenda jaoks, et kas ongi nüüd see, et mina täiesti reaalselt tundsin mingisuguseid asju, aga et on küsimus selles, et kas see on, kus on see piir, et mis ma kogen midagi sellist, mis on nagu energeetiline nii-öelda siis ja mis on see, et kus ma või kas ma kujutan endale midagi ette, et need on sellised asjad, mida silmaga ma ei näe. Noh, õhku me ka silmaga ei näe, aga ometi ta on olemas, eks ole. Et selline mul lihtsalt meenub selle nii-öelda selle hulluks minemise nii-öelda pildi all, et mida võiks ka niimoodi käsitleda silma aspekti. Leina on uuritud, no vähemalt selle 40 aastat, võib-olla veel rohkemgi. Ja seal on välja toodud sellise loomuliku leina reaktsioonina taju, tavaliselt küll surnu tajumine, surnud inimese tajumine, tema nägemine, tema kuulmine, et temaga suhtlemine, et see on justkui selline, seda on nimetatud normaalseks leina reaktsiooniks. See pole võib-olla päris see, mida sa küsisid, kui sa räägid energiate tajumisest. Minu kogemus näitab, et mulle tundub, aga mina ei ole ka selline hinnangute andja kindlasti ja ma ei tohigi olla seda oma positsioonis ja ma ei tahagi olla ka isiklikult mitte. Need jagamised, mis minuni jõuavad, tegelikult siin on väga palju selliseid müstilisi kogemusi, müstilisi tajusi, nägemisi, liikumisi, küll lähevad lambid põlema seal ruumis, kus ei ole inimesi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et siin on väga palju sellist, mida võib-olla on raske mõistusega seletada. Ja siin on ju tegelikult iga inimese enda valik, et milles seda usub, milles seda lõdvestub, kas see on tema kujutlusvõime või mitte. Ja William Borden on selle kohta hästi ilusti öelnud, et võib-olla see on kujutlusvõime ja võib-olla eksisteeribki siin maailmas ka mingisugune muu maailm või mingi muu reaalsus. Et ta jätab need otsad lahti ja see on iga inimese enda otsustada, mis suunas tema liigub ja mida tema otsustab uskuda. Ma jääks selle seisukoha juurde. Mart, jah? Aitäh, mulle väga meeldib sinu vastus, et inimene võib ise otsustada, et kas on hulluks läinud või ta ei ole. See, kas ta on. Sulle sobib see, jah? Leinas ma hästi tihti. Räägi. Ei, ma rohkem ei tahtki. Mulle väga meeldib seisukoht. Ma ei ise otsustada, kas olen hulluks läinud või ma ei ole. Just. Et Leinas tegelikult hästi tihti tuleb, kuulen seda, et ma ei tea, kas ma nüüd kujutan ette või see ongi päriselt niiviisi. Ja nagu ma ütlen ka, et uuringutega ei ole tõestatud ei ühte ega teist, on küll püütud tõestada uuringutega, küll väga väiksemahuliste uuringutega, aga et ei tohiks niiviisi tunda ja see on halb ja see on ettekujutuse vili, aga need on nüüd tänaseks ka rohkem ümber lükatud. Ja see, kas inimene on hull või mitte või ütleme siis pigem nii, et kas on seal vaja diagnoosi panna või mitte, et selle seab ikkagi eriala spetsialistide juurde. Ega inimene vist enda kohta ka diagnoosi ei saa panna. Et ma olen nüüd selline või teine. Aga reeglina ma ikkagi soovitan iseennast usaldada, oma tajusid usaldada ja siis vajadusel, kui tekib kahtlus, siis jällegi pöördud spetsialisti juurde. Chatis loen, et olen isegi mõelnud, et äkki olekski lihtsam hulluks minna, saakski kohe täiega põhja langeda, et siis sealt taas tõusta. Ja see on ka selline väga huvitav mõte ja vaatenurk. Mul kohe seostub see murdumisega Leinas.
aga võib-olla ma lihtsalt, see on minu seos, eks ju, et võib-olla ma lähen natukene rajalt jällegi kõrvale, et kas nad ikkagi on üks ja seesama, aga tihtipeale püütakse mitte murduda leinas, nii-öelda siis võib-olla ka siis mitte hulluks minna, et hästi ratsionaalselt ikkagi hoida ennast mõistuse juures. Lein on emotsionaalne protsess, ükskõik kui palju inimene ka ei püüaks seda ratsionaalse meelega juhtida, on see emotsionaalne ja tajupõhine protsess. Ja emotsioonid nagu ikka, neid tuleb lubada endal kogeda ja leinaprotsessis on samamoodi. Aga ma nüüd ei tea, kas neid saab ikkagi niiviisi kõrvutada ja võrrelda või siis mitte. Aga jälle kordan seda, et kui tekib selline kahtlus või ma ei ole päris kindel, mis suunas minna, et siis kindlasti soovitan pöörduda jällegi kellegi poole, kes oskab sulle võib-olla sellist professionaalset nõu või tagasisidet anda. Et kus kohas need piirid jooksevad või aidata neid hoida. Leinas on, mina kutsun hästi tihtipeale inimese lõdvestuma küll emotsioonidesse pigem. Et päriselt nendest läbi minna, aga mitte neid kuhugi alla suruda enda kehasse või vältida ja nende eest põgeneda, mis kipub meil olema tavapärane käitumisviis. Nii, aga veel mõtteid, küsimusi, näiteid. Minu jaoks on lein on selle põhja langemisega seonduvalt jälle on hästi palju õpetanud seda, et ta aitabki minna võib-olla kõige enda sügavamatesse kihtidesse, kuhu me tavapäraselt nii näidalt ei lähe. Ja see on olnud ääretult tänuväärne tegelikult, see on olnud kohutavad kogemused. Aga kui jõuda, kui ma ise räägin iseenda kogemusest, kui ma olen ise jõudnud oma sügavustesse, siis tegelikult sealt tagasi üles tulla selline tunne, et midagi nagu nii suurt on muutunud minu sees ja parimal võimalikul viisil tegelikult. Aga kõik see aeg kogeda neid tundeid ja protsesse, see võib olla väga valus ja väga keeruline. Sellepärast ma eriti julgustan kaasama leidma need inimesed, kes aitavad, kes toetavad sind täiesti hinnanguvabalt ja on sinuga sellel teerajal kaasas, mitte ei ürita õpetada sulle, kuidas sa peaksid tundma või olema. Et sa õpiksid ise ennast usaldama ja siis nendel leina lainetel püsima. Mõte, küsimus, võib-olla veel mõni näide. Aga võtan siis järgmise küsimuse, mis minuni jõudis. Panen siia märkme ka, et ma olen selle küsimuse ära teinud. Ma hakkaks käest uuesti seda ette lugema. Siis näiteks on selline küsimus, et kui ma ei mõtle tema peale, kas ma ei leina. Tihtipeale võibki tulla see hirm ja mis on väga levinud hirm, et äkki ma unustanud ära. Ja kui ma ei mõtle tema peale ja siia tavaliselt lisandub ka veel see, et kui ma ei ole kurb tema pärast ja siis ma äkki ei leinagi või ma kuidagi nagu ei hinda või ei armasta teda piisavalt. Et see, et ma nüüd olen mingi aeg, võib-olla tund aega hoopiski muude asjadega tegelenud ja ma ei olegi selle peale mõelnud, et ma olen ära surnud. See on hästi loomulik ja tegelikult väga vajalik meie sisemise süsteemi ja meie psüühika jaoks. Et leinas jällegi, siin ei saa mitte midagi sundida. Ta on protsess, mida tuleb usaldada, mida tuleb järgida, mida tuleb austada. Kui me räägime lahkunud lähedasest, kui ta tuleb sulle mõtetesse, siis just ongi see hetk, kus sellesse lõdvestuda ja meenutada, mõelda, võib-olla nutta, võib-olla tunda erinevaid teisi emotsioone, eks võib ka viha olla, eks ju. Võib ka rõõm olla. Võib-olla ei ole üldse mitte mingisuguseid tunded, mingi hetk leinas võib ka niiviisi olla. Et siis võtta see aeg ja mõelda ja kui ta ei tule mõtetesse, et mitte ennast suruda vägisi tegema midagi leinas. Hirmu pärast, et äkki ma muidu kas siis ei leina või ei armasta teda või ei mälesta teda piisavalt hästi või õigesti. Et kutsun jällegi hästi usaldama ja kuulama iseennast, et kui see hetk tuleb, et siis lubada lõdvestada endale selle sisse ja kui tulevad mõned muud asjad fookusesse,
et siis keskenduda ja tegeledagi nende muude asjadega. Siin on ka muidugi nagu igal asjal on oma sellised piirikohad, et tihtipeale, mida ma näen ja no ikkagi olen ka ise kasutanud, olgem ausad, eks ju, on selline tegevustesse sukeldumine, et võimalikult palju tegevusi teha selleks, et siis mul ei ole aega mõelda. Ja kui mul ei ole aega mõelda, siis ma ei tunne ja kui ma ei tunne, siis mul ongi leinaga kõik hästi. Et siis ma ei leina ja ma olen juba edasi liikunud ja kõik on suurepärane. Et kui ma kogu aeg leian endale tegevusi, siis tähendab seda, et ma ikkagi tegelen põgenemisega. Ja kahjuks ümberringi inimesed ka hästi soovitavad seda ja mine tee seda, teist ja kolmandat ja neljandat ja ära mõtle tema peale, enam aitab ka, sa oled juba nädal aega mõelnud, rohkem ei ole vaja, sa pead juba edasi liikuma, tema tahab, et sa liigud edasi ja nii edasi. Mõtlemine on hästi loomulik protsess leinas, kus me vaatame siis oma suhte üle, kas ma tegin kõik õigesti, kas mul jäi midagi tegemata, mida ma oleksin võinud teistmoodi teha ja nii edasi. Ja kui ei mõtle, on see ka väga-väga loomulik. Võib-olla üks mõte, mis aitab närvisüsteemi maha rahustada või seda ärevust maha rahustada, et äkki ma ei leina või äkki ma ei leina õigesti või ma ei mäleta õigesti, on see, et lähedased, armsad ja kallid inimesed, keda enam meie seas ei ole, nad jäävad meie südamesse. Ja südames nad ei lähe meelest ära. Ja aktsepteerida, vastu võtta ja lubada endal olla nii, nagu sa oled. Kas oled emotsionaalne, ei ole emotsionaalne, mõtled tema peale, mõtled millegi muu peale, lubada endal kogeda siis erinevaid tundeid, erinevaid mõtteid ja lõdvestada sellesse, et mitte survestada ennast tegema, tundma midagi, mida siis sa hetkel ei tunne. Me teeme niiviisi leinaprotsessi, teeme isegi jällegi keerulisemaks, kui me surume ennast leinama näiteks või tegema seda, mida sa siis sisimas tunned, et võib-olla ei ole päris see, mida sa tahaksid teha. Näiteks tihtipeale on tulnud küsimused piltide kohta, et kas tohib olla surnud inimese pilt kodus laua peal, kapi peal, kuskil nähtaval. Palju on uskumusi, spirituaalseid uskumusi, mis siis räägivad, kus siis kas keelatakse või siis lubatakse, et neid on mõlemad pidi on. Mida mina julgustan tegema, on kuulama iseennast. See on sinu lein, see on sinu armas, sinu lähedane inimene. Kui sinu tunne on, et sina tahad, et see pilt oleks nähtaval, siis palun kuula ennast. Kui sinu tunne on, et see pilt ei tohi olla nähtaval, jällegi, palun kuula ennast ja järgne iseendale. Lein on väga isiklik, individuaalne protsess. Väga julgustan ennast kuulama. Mõtted, tunded, küsimused, mõned näited. Väga hea. Ja siit ma liigun edasi kolmanda küsimuse juurde. Ma ei suuda tema peale vihastada või viha tunda. Kas ma hoian leina kinni? Kahjuks on see üsna sage küsimus. Sellepärast, et Kübler-Rossi teooria järgi peab inimene kogema viha. Viha peab siis olema suunatud lahkunud inimese poole. Ja siis inimesed arvavadki, et kui ma nüüd seda viha ei tunne, sellepärast, et leinamudelis sellest räägitakse, ja nõustaja räägib mulle sellest, et ma pean viha tundma selle inimese vastu, kes on surnud, aga ma ei tunne seda, et nii, nüüd on pahasti midagi, et nüüd ma ei leina ja ma ei tea, kuidas ma siit edasi minna. Esiteks ei saa mitte keegi öelda, mida sa pead tundma, mida sa hakkad tundma. Oluline on see, et mida sa tunned. Elisabeth Kübler-Rossi leinamudelit tegelikult tänapäeva rahvusvahelises nõustajate maailmas soovitatakse mitte kasutada.
Ja järjest enam ja enam psühholoogias räägitakse sellest, et paneme need mudelid kõrvale ja vaatame, mis selle inimese sees päriselt toimub. Et me ei paneks teda sinna mudelite kasti. Ja Rossi mudeli peamine kriitika on see, esiteks, mis ei ole kriitika, mida on Ross ise ka öelnud, millest on ääretult kahju tal ka endal olnud. Tema lõi selle mudeli uurides surijaid. Kui me räägime leinajast, siis tema ei ole surija. Tema elu jätkub peale seda, kui tema lähedane sureb. Surija elu lõppeb ära. Aga tema mudelit hakata siis kasutama üsna meelevaldselt ka leinaprotsesside kirjeldamises. Ja need ei toimi. Et mis on siis üks peamine kriitika, mille pärast ei soovitata seda mudelit järgida, on sellepärast, et ta ütleb, mida siis inimene peaks hakkama kuskil mingis faasis tundma või kuidas ta peaks reageerima, aga inimesed kõik ei tööta selle järgi. Mõnede puhul ta võib isegi väga hästi lahti seletada, et mis tema sees toimub, et sellest on hea teadlik olla, mis võib leinas toimuda, aga kindlasti mitte seda, et see nüüd on see, mida ma pean tundma ja kuhu ma pean jõudma. Nii et kui ei tunne viha ja viha ei tule ülesse, siis lihtsalt luba endal olla, aktsepteeri seda, et nii ongi. Sellepärast ei ole vaja täiendavalt muretseda. On mõtteid, tunded, küsimusi? Selline leinamudelit järgides, eriti kus on nagu väga konkreetselt öeldud, mis peaks leinas toimuma, et siis see tekitab sellist lisastressi, lisapinget, lisaärevust, mida ei ole vaja leinas endal juurde võtta. Et ta tekitabki seda ärevust, et kas ma leinan õigesti. Sellist asja ei ole olemas nagu õigesti või valesti leinamine. Igaüks leinab enda moodi. Tuleb jälgida seda jah, et ei põgeneks leina eest, lubaks endal seda kogeda. Ja seal on ka oma piir, et mida ma olen lubanud kogeda ja millal on siis see koht. Tavaliselt tuleb ka seest tuleb see teadmine, et nüüd on aeg siis see tsükkel ära lõpetada ja nüüd on aeg edasi liikumiseks. Aga nende kaardistamiseks on oluline ise ennast kuulata. Küsin jälle, mis tunded, mõtted, näited, võib-olla on veel mõni küsimus tulnud. Sest et minu 3 küsimust, mis mulle laekunud on, need on nüüd küll kõik läbi käidud. Et kui sul tuleb veel siia midagi juurde, et siis ma hea meelega loen ja kuulan ja vastan. Mart, ma vaatan, sul on mikrofon maas, aga ma sind ennast ei näe, et see on täitsa kott pimedus. Läheme väga pimedaks ära sinna vee peal, et anonüümselt on ja rääkida. Et teise punkti juures mul tegelikult tuli see mõte, et mis puudutab siis nagu surma ja kaotust ja neid, mis me tundeid tunneme, et süütunnet nii-öelda tihtipeale ka, et mis me siis oleme nagu meie juurest lahkunud inimese eluajal temaga seoses halba või head teinud või pigem just seda halba nagu teinud või ei ole hästi osanud käituda, et ma leian, et on nagu positiivne selle leinaprotsessi juures ongi see, et kui me nagu näeme, et mis me valesti oleme käitunud, et me saame sealt õppida, et praegu lähedaste ja nende inimestega, kellega me koos elame ja oleme, et me saame olla edaspidi nende suhtes paremad, et mitte samu vigu korrata, et need etteheited, mis me endale teeme, et miks ma niimoodi käitusin või ja mismoodi ma olin, et siis annab meile jah selle võimekuse sellest kaotusest õppida ja teistega olla tulevikus ikka parem inimene. Jah, täitsa üks võimalus, eks ju, kuidas siit edasi liikuda. Et süütunne jällegi räägitakse, et süütunne tuleb esile, ei tule kõikidele esile, aga ta võib tulla ja millega ta seotud on see, et nagu ma ütlesin ka, mis meil siis ajus tavaliselt toimub, siis kui lähedane ära sureb, kui me räägime konkreetselt surmast, siis kohe automaatselt meie mõtted lähevadki sinna, eks ju.
milline see meie suhe oli, mida mina tegin, kas ma tegin kõik õigesti, kas ma tegin midagi pahasti, mida ma tegin pahasti, mida ma oleks võinud teistmoodi teha. Et see on hästi-hästi loomulik protsess. Ja sellepärast öeldakse ka, et kui süütunne tuleb, siis see on loomulik reaktsioon siis sellele protsessile. Ja miks? Sellepärast, et igas suhtes on midagi, mingisugune konflikt. No ei saa olla nii, et mina olen olnud ideaalne, ma olen andnud endast siis kõik parima, kõik on nii maksimaalne. Ikka on konfliktid ja mõnikord on need konfliktid või need valukohad on ilusti läbi arutatud omavahel, on võib-olla vajadusel ka andestatud, need on kõik ära sõnastatud ja mõnikord jällegi mitte, võib-olla on jäänud midagi seal lahendamata. Et siis sealt võib see süütunne võib esile tulla hästi loomulikult. Tavaliselt selline loomulik süütunne, nii nagu ta tuleb, siis ka leinaprotsessis ta ka hajub iseenesestlikult. Aga kui see süütunne jääb pidama, et siis tasub vaadata sinna sisse, et mis seal taga siis tegelikult on, et miks ei saa inimene sellest süütundest edasi minna. Tavaliselt suitsiidileina puhul on süütunne selline, mis võib olla teravam ja mis vajab ka sellist täiendavat toetust ja sekkumist. Ja mõnikord on ka niiviisi, et tuleb välja, et see süütunne või enda süüdistamine on inimesel ka juba varasemast perioodist olnud väga aktiivne, et on tulnud süüdi ennast ka mitmes muus asjas või mitmes muus suhtes. Et siis seal on juba sellised muud psühholoogilised faktorid, et millega tuleb arvestada. Ja millest aidata siis läbi minna. Aga Mart, sinu näide, et üks viis, et kuidas moodi sellega siis rahu teha, on teha nüüd lähedastega teistmoodi. Sellisel viisil, et ei jääks seda halba tunnet enda sisse või siis väärtustada oma lähedasi, kes ümberringi on, mis tihti. Internetiühendus otsustas, et no mis, kõik küsimused on nüüd läbi tehtud ja nüüd tuleb ühendust kohe katkestada. Aga tagasi siin ma olen, nüüd said endale paar sellist lisaminutit. Mõelda, kas sul on mõni küsimus, midagi soovid veel jagada, oma kogemust või mõtteid. Nüüd on hea võimalus seda veel juurde teha. Ja räägin veel süütundest ka veel natuke. Kui ongi niiviisi, et midagi on jäänud lahendamata, mingisugune valukoht, siis mõnikord võib tunduda, et aga ma ei saagi enam seda, ma ei saa seda parandada, ma ei saa seda muuta, mis vastab aga tõele. Et võib ka
jääda selline tunne, et aga nüüd ma peangi siis seda valu või kahetsust endaga kaasas kandma. Tegelikult ei pea. Et on olemas ka terapeutilised võtted lisaks muudele võimalustele, et kuidas moodi iseenda sees rahu teha ja edasi liikuda ilma süütundeta. Ja sinna juurde käib ka muidugi ka aktsepteerimine, et kui ongi toimunud midagi sellist, mis ma olen haiget võib-olla teinud oma olulisele inimesele, keda enam siin ilmas ei ole. Et siis seal on ka iseendale andestamise võimalus, näiteks on aktsepteerimine, selle vastuvõtmine. Et jah, nii oli. Ja kuidasmoodi ma siit nüüd edasi liigun. Aga ennast hoidval viisil. Ja kuidas on? On veel mõni mõte või küsimus või mõni näide, mida jagada? Vaatan ka, kas meil tuleb ka siit. Ja Mart, ütle uuesti peale. Ja ma ei olnudki veel midagi, ma mõtlesin, ütlen, et mul selles teemas nagu ei ole hetkel täpselt nagu öelda, aga et küsimus on jälle võib-olla, mis ma mõtlesin, et jah, et võib-olla, et kui on nagu füüsiliselt nagu halb või raske tunne kellegi kehas rinnus näiteks tigistab, et võib-olla, et mis sa äkki oskad kellelegi soovitada, kes meid veel kuulab täna, et kuidas sellises olukorras seda füüsilisest raskest tundest, südamel kivitundest, südamel rinnus nagu, kuidas sellega toime tulla. Tihtipeale ma vaatan, et kuna ma töötan läbi keha, läbi siis keha tajuda, siis keha on meil hästi kõnekas, eks ju. Tihtipeale kõnekam võib-olla, kui me siin ratsionaalses meeles endale siis kas tunnistame või oskame tunnistada ja lubada. Tihtipeale tulevad kõik see raskustunne, see kivi näiteks või valu tulevad just siia rinnakusse, kas siia keskele või siis ongi päriselt sellised südamevalud. Siin võib ka olla erinevaid vaatenurkasid ja tõlgendusi. Minu jaoks on see viide sellele, et kehas on emotsioonid ja ilmselt ka stress ja pinge, eks ju, et keha on pinges, keha vajab tuge. Ja abi selleks, et sellest valust läbi minna, seda valu vabastada. Et siis me tavaliselt teeme läbi selliste terapeutiliste tehnikate. Jõuame tegelikult selle valu põhjuseni, et miks mul see füüsiline valu siin kehas on. Ja üks, mis nagu kõige rohkem aitab, on see, et jällegi me oleme harjunud hästi valu eest põgenema, mis on väga mõistlik, kui me räägime näiteks põlevast leegist, et sa ei pane oma sõrme sinna sisse, et oi kui põnev, et valus on ja vaata, kuidas sõrm põleb, eks ju. Et see on arusaadav. Aga mida me teeme? Me teeme seda sama emotsionaalse valuga. Et kui kehas on füüsilised valud ja lein on füüsiline muidugi, siis siin on mingi emotsioon, mis vajab tunnistamist, mis vajab siis väljendamist. Ja teraapias on nagu eriti selgelt on näha seda, et kui inimene siis võtabki selle hetke, et lõdvestuda selle valu sisse, mis siin kehas on, mis on täiesti kõlab ebaloogiliselt, eks ju. Lõdvestuda selle valu sisse ja ära sõnastada, et mis siin sees on, kas siin on kurbus, siin on ahastus, võib-olla näng on. Ja väga tihti sellest juba piisab, kus keha hakkab lõdvenema. Mis siis tegelikult psühholoogiliselt toimub, on see, et ma aktsepteerin, ma võtan vastu iseennast kõiki oma emotsionaalsed reaktsioone ja füüsilisi reaktsioone. Ma lõdvestun siia sisse, ma ei põgene, ma ei suuna oma tähelepanu mujale, ma ei vii ennast kuhugi mujale. Aga ma süvenen sellesse, lõdvestun sellesse, mis minu sees päriselt toimub. Ja väga suures osas sellest juba piisab. On muidugi ka keerulisemaid juhtumeid, kus ongi võib-olla on seda nii palju juba see kehasse salvestunud, et siin on veel rohkem vaja ruumi ja aega selle jaoks. Aga lõdvestamine, hingad, eks ju, tuletad endale meelde, et hingamine on oluline, seepärast tihtipeale selle valu juures, eks ju, meil kogu keha läheb pingesse ja siis ei hinga ka enam. Nii kui sa tuled hingamisse, siis annad kehale juba sellise vaikseid signaale, et okei, mul on valus, aga mul on turvaline, et ma olen siis võimalikult hoitud. Lubad endal kogeda seda valu
võid isegi ette kujutada, mis valu see on, et kas see ongi see kivi, mis siin nüüd südames on, keegi nagu suruks mind, et mis asi see on. Ja lubad sellel olla, et siis hakkab see iseenesest hakkab lõdvestuma. Ja üks hästi hea praktika on jällegi ääretult lihtne, mis annab siis kehale signaali, et ma luban ja tulen tagasi siis sellisesse neutraalsesse asendisse, on see, et kui sa tunned füüsilist valu, näiteks jälle see rinnaku koht, eks ju, siis vaata, isegi praegu sa võid ka ära proovida, võib-olla sul on kuskil mingisugune valukoht, eks ju, ikka pinged kogunevad kehasse. Et näiteks kui siin on rinnakus, eks ju, siis vaatad, kuidas su keha tahab ennast hoida. Ja tihtipeale on see, et tahad nagu olla nagu ettepoole. Ja siis lubadki tullagi niiviisi, nii nagu sul keha impulsi annab, ja siis võimendad seda veel. Et kui muidu oli tunne, et nagu natukene tahaks niiviisi küürus olla või kuidagi kaitsta seda rinnaku osa, et siis sa nüüd kohe võimendad ja suurendad seda. Ja hästi tasakesi, hästi aeglaselt hakkad tagasi tulema siia neutraalsesse asendisse. Sellesse kohta, kus sul on selg on mõnusalt sirge, õlad on avatud ja hästi rahulikult. Sa annad oma kehale impulsi, et esiteks see, et ma aktsepteerin, et sinu sees on valu, ma kuulen sind, ma jäljendan, ma luban sul olla nii, nagu sa oled. Ja ma tulen ka sellest jällegi välja tagasi neutraalsesse asendisse. Võid täitsa proovida. On veel mõtteid, tundeid, küsimusi? Aitäh sulle, Määri, selle eest, et see on väga hea, et sa niimoodi jagad ja õpetad. Mul on küll endal kipub muidugi see teema, et ma nõustamistöö käigus tihtipeale kogen nii-öelda teiste inimeste neid tundeid enda keha peal. Et mis on see moment, et emotsioon on endal puudu, aga et füüsiline tunne nagu kandub üle. Et sealt on nagu see järgmine tunne, et järgmine küsimus võib-olla, et mis puudutab nii-öelda sinna oled selles valdkonda, et see enesehoid, et kuidas ennast nagu nõustajana nagu hoida sellises olukorras. Aga kusjuures sa võid täitsa nõustajana võid ka proovida sedasama, eks ju, et sa lükkad oma keha liikuma. Natukene võimendad, eks ju, ja siis jällegi tõmbad ennast rahulikult neutraalsesse asendisse, kui vähekenegi võimalik on. Nõustamise ajal on ka võib-olla on keeruline, aga seal on ka hästi oluline märgata iseennast, eks. Et mis siis sinu sees toimub. Ja muidugi ka see mõju, eks ju, et kas see emotsioonide tajumine on siis ainult siis sellel hetkel, kui see inimene on sinu juures ja sa tajud teda ja siis see kuidagi nagu läheb, eks ju, nii nagu ta tuleb, nii ta läheb ka loomulikult, et ta ei jää sulle kehasse sisse või kuidagi sind segama või painama. Aga kui peale nõustamist ikkagi sa tunned, et ma ei tea, sul on valus kuskil või sa tunned neid emotsioone kuskil enda kehas, et siis on kindlasti see märk, et see vajab tähelepanu, mitte ignoreerimist. Et toetada oma keha. Jälle kasvõi seesama siis praktika, eks ju, ka psühholoogiliselt läbi käia siis jada, et miks see emotsioon minuga kaasa tuli, et kus kohas see vajadus on, et kas mul on, mida me tihtipeale oleme endaga kaasa võtnud ja mis on muidugi aitaja rolliga võib, aitaja roll tuleb ju kaasa meile tihtipeale juba päris varasest east või mingisugusel põhjusel peale sellist suuremat kogemust, kus sünnib soov teisi aidata. Muidugi mitte alati. Siis seal võib olla, kui ta on tulnud varasemast lapsepõlvest, et siis võib ka olla niiviisi, et on jäänud sisse harjumus, nii nagu laps teeb, võtab üle oma vanema emotsioonid, sest tema soov, see on alateadlik protsess, eks ju, tema soov on see, et tema vanematel oleks hea olla, sest siis ta jääb ellu, eks ju, ja siis on ka tal hea olla. Ja siis see muster võib jääda sisse, et ma võtan üle oma vanema emotsioonid, et tal oleks parem ja ma toetajana võin samamoodi teha. Et ma täitsa alateadlikult nagu üritan tema emotsioone siis enda kanda võtta ja siis muudkui kannangi neid. Ja võib-olla siin on ka veel lugu taga, et ma siis toetan teda ja aitan teda sellisel viisil, ei aita nii, ei aita ei seda inimest, kes on leinas,
ega ka iseennast, et need on need mustrid, mida tasub siis enda sees üles noppida ja märgata. Ja võib ka olla, et kui need emotsioonid jäävadki kehasse sisse, et siis jällegi üle vaadata, et kas siis ka läbi supervisiooni või mõnikord ka läbi nõustamise, võib-olla on sul endal esile tulnud mingisugune leinakogemus või kogemus su varasemast perioodist, et mis vajab siis toetust ja siis läbitöötamist või lahendamist, kuidas iganes, mis sõna sind paremini toetab. Aga leinatöös muidugi on hästi oluline see iseenda märkamine ja muidugi on ka supervisioonid ja kovisioonid, et lüpsi võib-olla me kõiki need mustrid isegi enda juures ei näe, aga läbi teiste peegelduse ja läbi selliste asjatundlike teadmiste ja pilkude võib tulla esile see, mis muidu võib-olla enda jaoks jääb varjule. Aga jällegi siin aitaja puhul või toetaja puhul on number 1 on see, et toetaja, sina oled kõige olulisem. See on number 1. Sinu heaolu, sinu enesetunne on kõige olulisem. Veel mõtted, tunded, küsimused? Täitsa vaikus. Loen siis vaikusest välja seda või õigemini oletan seda, eks ju, et küsimused on tänaseks kohtumiseks läbi saanud. Ja kui tuleb veel mõni küsimus, et siis Leinakohviku veebilehel on tegelikult see küsimuste saatmise koht on veel täitsa olemas. Seal saab veel neid saata ja ta jääbki praegult üles, et siis kui koguneb jälle terve ports küsimusi, et siis ma teen jälle sellise vabas vormis kohtumise, kus on küsimustele vastamine. Ja vaata, kas sa tahad toksida siia chatti või jagada, et kuidas sa tänase Leinakohviku enda jaoks kokku võtab. Loen ette chatti, et aitäh, Meelit on alati hea kuulata. Ka suur aitäh ja suur tänu. Tuleb siit chatist veel. Aga mina soovin siis ka omalt poolt, esiteks olen hästi tänulik sinule, kes sa täna siia kohale tulid ja ka kindlasti sinule, kes sa kuulad salvestust ja vaatad pealt. Ja järgmiste kohtumisteni. Anna aga teada, kui sul on veel mõni küsimus, mõni lugu, mida sa tahad läbi arutada ja kohtumiseni. Aitäh sulle, Meeli. Mul vahepeal kadus mikrofoni märk ära. Ma sõidan samal ajal ei leia üles. Tahtsin tänada sind vastuste ja selle Leinakohviku korraldamisest ka jälle. Suur tänu sulle, aga turvalist koju sõitu. Ja, teeme nii. Aitäh. Head õhtut. Head õhtut.